Niimoodi, hommik on käes. Olen siin 19 tee ääres, mis Pilastokist välja on. Teile kodust tuli, mäletasin siin tankla on. Aga tankla elu on nii palju siit välja surnud, et tankla on öösiti kinni. Ja nii ma jõudsin eile siia niimoodi, teadsin, et 9 tunniga jõuab, aga kuri vaim küll ei jõudnud. Nii et läks vähekene üle, nii et 4,5 tunni sisse ei mahtunud ära, et tuli mingi 17 minutit läks peale ja kurat küll. Just nagu 10. päeva rikkusin ka ära, aga siis vaatasin õnneks, et pardaaeg ei olnud veel 12, nii et see läks eelmisesse nädalasse, et oli tibi-tobi. Ja et nüüd on siuke teema, et ma pean kliendile helistama. Et sinna pidi ette helistama paar tundi, aga ma vaatan, ma ütlen, kui kaugel ma olen, siis ma tean, et mis ta mulle ütleb, et kas ma võin kohe startida või mitte, et mul on siis ütleme pool tundi sõita, ma ütlen talle, et okei, tund aega, et ma olen Pilastokis, et vaatan, mis ta räägib. Võtan oma tähtsa paberid lahti, siin on telefoninumber, nii ma katsun kuidagi, kas ma saan selle helistamisele pihta ka või kuidas see asi käib. Niiviisi. Pluss 4, 8, 6, 4, 8, 6. 6, 9, 1, 6, 9, 1, 1, 52, 6, 9, 8, 1. Ma pean esmalt kindlaks tegema, mis keelest tega rääkida saab. Kas inglise keeles, vene keeles, eesti keeles vaevalt. Ja kui neid keeli ei oska, siis ma pean kuidagi pulssima poola keelt, nii et andke andeks minu keeleoskuse pärast, aga siis saate näha, kuidas asi käib. Aha, võid jumala hea on ju, võid jumala hea. Ma valin seda ja et ütleb mulle, ei ole kätte saadav, see tähendab seda, et telefon on välja lülitatud või? Mida pekki? Okei, siin on mingi Eesti number ka vist niiviisi. Vaatame. Tere, mina olen Kalle, ma olen autojuht, ma siin mingid uksed või värgid Poola peal viima, siin CMR-i peal mul Poola telefoninumber helistan, ütlen, et number ei ole kätte saadav, et oskate midagi öelda, et siis ma tean ka, kuna ma auto ära liigutan, mul on siit umbes pool tundi minna, okei, äkki liiklusolud käivad maksimum tund aega minna, aga ma ei taha päeva enne alustada, kui ma tean, et vastu võetakse see kaup. Ei no hea, aga ma ei tea, mul logistik ütles, et peab paar tundi ette helistama, et... Ei no ma helistan, aga ütleb, et numbrit ei saa kätte. Et mitte ei ole kinni, aga et... No, ja... Ma ei tea, et kas siin on vale number kirjutatud või mis, aga ma proovisin helistada just. Et ta ei vasta, ei saa kätte, tas tupna, et ei ole nagu kätte saadav. Ja see tähendab seda, et vist on telefon välja lülitatud. Et ma võin sinna kohale sõita, aga kui seal, ma saan aru, et see on mingi objekt seal ilmselt, et seal, kui seal keegi... Davai. No võt näete, niimoodi need asjad käivad. Ei lähe kõik täpselt nii, nagu tahad. Nüüd lubas otsida sealt mingi teise numbri, vaatame, mis saab. Et muidu alustad ja ongi jama, tead. Ja siis mul hakkab päev nagu tiksuma ja et mul on siit
sinna põhikohta, kus ma lähen aga pikalt sõita. Ma ei teagi, vaatan, kui sealt ma pean alustama, et kui läbi Pilastoki jälle peab sõitma, siis on see oht, et seal peetakse jälle kinni, hakatakse kontrolli tegema, see võtab ka jälle aega. Ma loodan, et sealt, kus ma maha annan, et sealt saab kuidagi otse Varssavi peale. Et vaatab, mismoodi saab. Ja näete, jälle tuleb logiraamat välja võtta, kirja panna. Siin veel keegi küsis, et miks seda logiraamatut pead. Et digimasin näitab, massin näitab ja kõik asjad ära. Jah, näitab küll on ju. Aga võt, kui tuleb sedasi pättu siin nagu minule, et tuleb väljaprinte ja kus sa neid väljaprinte hoiad. Hoiad siis niimoodi endale armaturis, kõik on kokku pannud, siis hakkad lappima, lähed hulluks. Kalendris on lihtne, lappad lehte, eile tegin ka väljaprindi. Niiviisi võtan lahti, mul on kuupäevaliselt kohe teada, kuna on. Ta ütleb, et siuksel kuupäeva, okei, kalendrist võtad, võtad siis klambrist lahti, palun väga. Et kirja tuleb ikka panna ja siis on hea ülevaade. Ja siin nii palju ma tean ka öelda, et õpilas Alloni kohta, õpilane Allon läks Poola Tšehhi piiri Haagist vahetama, et kohale sai ilusti ja täna on esmaspäev, täna lõunaks peaks teine auto kohale jõudma, siis vahetavad kälud ära, hakkab kodu poole tulema. Nii need asjad käivad. Vaatame, ma loodan, ma saan jälle toreda video teha. Nii et vaatame, kuidas see asi läheb meil. No võt, nüüd helistati tagasi. Öeldi, et projektijuht oli helistanud, vend oli toru vastu võtnud ja öeldi, et tulgu kohale. No ma ütlesingi, et kohe hakkan siis tulema. Paus 9.54 ja 9.51 teeme alguse, 9.51 teeme alguse ja ju siis tekkis mul siuke moment, oleks pidanud veel korra helistama, et äkki oleks mul ka vastu võetud, aga mulle ütles niimoodi, et need tastub, noh, et ei ole kätte saadav ja siis ta niimoodi läks. Et vaatab, kui hästi läheb, siis panen päeva peale veel kaamera siia, võib-olla sealt ära sõidin, siis liputan jälle kaamera siia keskele üles, et siis saab ka natuke seda teistmoodi teed, kui ma äkki sealt teist kaudu lähen. Ja siis ma panen äkki mikrofooni ka külge, praegu mikrofooni pole. No võt, seisan siin juba 52 minutit seisnud. Helistasin, ütlesin ma kohal. Algul ütlesin, et mul äkki vale koha peal, mõtlesin, ma jumala õige koha peal. Saatsin sõnumi. Tegin päravast pildi, kus ma seisan. Ütles, et keegi tuleb minu juurde ja värki ja niimoodi seisad. Nii see transport käib. Kurat, võtaks üks alus on vaja maha võtta ja siis niimoodi tundide kaupa ootad. No see, ütleme niimoodi, et logistikafirmadele on see ka värk. See peab olema lepingus sees. Tuleb auto kohale mingisugune ette nähtud aeg, et maha võtta. Kurat, tunni aega võetakse terve koorem maha. Ma siin seisan ja ootan, kui ma niimoodi pean ootama, see on ebanormaalne. Seda enam, kui on veel jutt ka, et helista ette. Ma helistasin ette, no ja so what? Nüüd ma seisan, päev tiksub, täiesti nõme. No nüüd seal keegi teeb värava lahti, näis, mis nüüd saab. Nüüd siit ma seisan ka niimoodi, mul on saba niimoodi rollid sealt ja mahu äkki läbi ära. Ja nüüd, kui ta hakkab järgmist maha võtma, võtab järgmist autot siin veel ka tund aega maha, ma ei tea, väga nõme süsteem igatahes. No siuksed asjad ei meeldi, mitte üks tepsna. Suvatseb ta miskit teha või ei suvatse. Sõidan edasi siit. Vahetan kaamera pildi. Vahetan kaamera pildi ära, et siis näete, kuhu ma tulen. Nüüd ta tõmbab väravad kinni ja nüüd ma jään siia ootama, kuni võetakse järgmist maha. No mida? Ma ütlen selle kohta, mida vittu nahku? Siuksed asjad ajavad mind marru. Võt, kus ajavad marru mind. Türa küll. Nüüd need hakkavad ja seda enam, et need juhid liigutavad ennast ka nagu kuradi aegkluubis näha. Ja kurat küll tead, ma ei tea. Ma peangi logistikule helistama, ütlema, see ei ole normaalne, kui ma siin kulutan ainult selle pärast 2 tundi ära.
mõni ütleb muidugi, jah, see ongi auto jame. Ei, mul ei ole selle vastu midagi, et ma siin seisan. Mitte midagi ei ole. Ainuke asi on see, kui kliendid selle eest ei maksa. Ja senikaua, kui ei maksa, senikaua ei hakka siuksed asjad liikuma normaalselt. Kõigil on just nagu, oi küll, transpordi hind on kallis ja ise küsivad, osutavad teenust, küsivad tunni hinda, nii et vähe pole on ja sina tuled, seisad rekkaga, rekkarattad seisavad, raha ei tule. Järelikult tuleb seisu aja eest maksta. Nii et ma ei tea, ma küll tõmbangi logistikule traati. Täna seda logistikut ei ole ka, kes mul muidu on, aga ma tõmban, ütlen, et see ei ole normaalne. Okei. No kuule, tšau, kuule, sa praegu Aili asemel või? Kuule, ma ei tea, vaata, sa tead küll, ma olen siuke hullikene, ma olen kohe hulluks ära, et ma olen siin ette helistanud ja värava taga, ma olen seisnud juba tund aega, ta algul ütles mulle, et sa pole koha peal, äkki ma saatsin talle pildid ka, kirjutas, jah, ma õige koha peal, keegi pidi juurde tulema, aga see on ebanormaalne, kui ma pean ette helistama, öeldakse, tule kohale ja tulen kohale, siis ma saan aru, et okei, ühte autot laaditi maha, neil väärub, nüüd hakkab teist, nad liigutavad nii aegluubis, et kurat küll, et niimoodi ei saa, et peab, ma võin siin seista, aga kurat maksku need pappi, et ühte alust maha võtta, praegu teist, kui hakkavad täiskoormat maha võtma, oleks võinud mind vahele võtta, tõstab selle ühe aluse maha kogu ooper on, aga nüüd lihtsalt seisad niimoodi tasuta, ma ei tea, ütlen neile seal, et kas nad liigutavad ja mis teema on, et ma ei taha ise helistama hakata, muidu ma sõiman see kliendil näo täis, et nii ei ole nagu väga okei. Siis mul on pikk tee täna veel sõita ja mul see aeg tiksub niimoodi ära, et kõik läheb tuksi niimoodi. Ei, no ma helistasin suhteliselt, ma ei tahtnud hommikul enne liikumagi hakata ja öeldigi, et jah, et davai, et tule kohale ja tulin kohale ja nüüd ma olen siin olnud, niimoodi palju mul nüüd on. 57 minutit olen siin seisnud juba. Okay. Kiirustan neid, sest ta võib tulla tõstukiga välja sõita, tõmbab mul tagant selle maha ja ongi kogu ooper ja ongi asi lahendatud, ma olen minema siit täna. Okei, davai. Niimoodi ajab Kalle asju. Et siis, kui ma sisetööd tegin taanlaste all, siis seal oli niimoodi, seal oligi logistika poolt oli kohe siuke teema, et kui oled kuskil 15 minutit oodanud ja mitte midagi ei juhtu, siis annad kohe teada. Ja siis andsidki teada, et mitte midagi pole juhtunud, ootan. Siis nemad sellega tegelesid, kas kirjutasid sulle, okei, oota, ei ole hullu, et 15 minutit pärast annan jälle teada. Andsid jälle teada ja kui siis ka midagi juhtud, siis said kõik nagu tuppa situd kassida. Et niimoodi peab see asi käima ja kui läkski aega, siis keevitati kohe hinda otsa, kohe, momendilt. Ja üldjuhul asi toimis, läksid kuskile poole, pah, kõik käis kohe kiiresti, siis keegi tahtnud lisa maksta. Aga siin nii nagu meil käib see asi ja siis hädaldavad veel kliendid, et nii kallis on ja raha ei ole. Kurat, kus kohas see autojuht oma palga peaks saama siis? Autojuht ei saagi palka, sellepärast, et firma ei saa ju raha. See auto seisab lihtsalt niisama. Auto on niisama kodus õue peal ka seista. No, jälle läheb Kalle käima, jälle läheb ta käima. Näete siis, see oli liigutus, see auto läks sisse, nüüd ma olen peale seda seisnud juba 20 minutit, sellel on küljed lahti ja niimoodi seisab. Nüüd läksid härrad lõunale, pohhu on ju. Ma ei tea, täiega nõme. Nii et kurat, ma olen nõus siit tagurpidi välja minema, tulgu võtku mu koolem maha. Vot niimoodi. Ja mis te siuksest asjast arvate? See ei ole ju normaalne. Või arvate, et ongi ja nad peavad ka lõunat pidama. Noh. Ma oleks võinud päeva hiljem alustada, tiksunud 11 tundi täis ja siis tulen, no aga siis oleks jällegi läinud see, et sinna, kus ma jõuan, mul järgmine mahalaadimine on hommikul kell 7, mul on siis pausi ka vaja vahele. Aga nüüd need tiksutavadki niimoodi ära, et ongi. Ja kui ma seal õigel ajal mahalaadimises ei ole, siis lihkub minu aeg edasi, siis ma jään sinna töllama ja niimoodi ongi. Siis ma lähen, seal panen maha, võtan peale, siis lähen, mis te näinud olete, võtan need kastikesed, mis mu seal peale pandi, võtan maha, siis võetakse põhikaup maha, lükkan kastikesed tagasi, pannakse uus kaup peale, siis ma pean minema metalli laadima.
aga siis pannakse metallifirma kinni. See tähendab seda, et ma ei saa jälle sõita, jääb pool päeva siis sõitmata. Nii et kurat küll, ma ütlen. Niimoodi käib, see hakkab see, ma olen kogu aeg kõigile õpetanud ja ütlen ka, et ega transport on siuke, see on üks pikk kett. Ja kui sealt ketist üks lüli hakkab lolli mängima, teeb mingi sita, siis on perse kellad. Ja nüüd niimoodi ongi. Tegelikult peaks sellele firmale peabki panema arve niimoodi, mis mul homme jääb pool päeva sõitmata. Homme jääb mul kuskil 300 kilomeetrit tõenäoliselt sõitmata. Siis kui ma metalli peale ei saa, siis mul jääb üle 300 kilomeetri homme sõitmata. Noh, mõelge nüüd ise. No vot, selline asi on vaja maha võtta ja selleks kulus siis meil 2,5 tundi, et saaks hakata maha võtma. Nüüd niimoodi näeb see asi välja. Nüüd läks Roklat ära viima, ta enne läks Roklat tooma. Jõuab sinna, mul oli juba taha otsa peale tõmmatud. Ja niimoodi see värk siin käib, aga ma ootan ära, ma ei hakka enne liigutama. Kui toob mulle Rokla ka või selle, toob see merit tagasi. Muidu mõtleb, et ma panin sama minema ja ei hakkagi mul midagi andma. Kõlsiku karti ja päraviselt. Kurat, on ikka elu pelses küll. 2,5 tundi seisad, üks alus maa tõsta. Enne oleks selle teise auto asemel lasnud mind korraks sisse, keeranud tjuh maha ja jehhat ja korras, kõik mure lahendatud. Ja ütleme niimoodi, kui nüüd asjad käiksid päris ausalt, nagu on. Okei, midagi oodata värki, 2,5 tundi, 30 minutit ühe aluse maha võtmiseks. Ma arvan, piisav aeg, nii et 2 tunni eest peaks maksma seisuaega. Seisuaega ala 100 euri tund, kõik normaalne. Ja ma arvan, et kui veonduses olekski niimoodi ja logistikafirmad niimoodi õiglaselt ka asju teeksid, siis olekski enam-vähem see transpordi hind normaalne. Aga praegu on, kõik sõidavad põhimõtteliselt nulliga, kõigil on jumala sügav saviraisk. Ja mõni võib öelda, no vedaja peab küsima, no ilgelt paljusid on küsida, igal poole talde võtta ja kõik tõstavad käpad püsti, et ei saa, aga see tähendab seda, et kõik logistikafirmad, no kurat, nii palju võivad omavahel suhelda, peakski nii olema, kõik seisuaeg. Kunagi lubati ju vingelt värki, et siis kui eravedajatel olid kõigi enda kliendid ja asjad ja siis käidi ja moositi suuri firmasid, ei tulge vedage meie alt, me logistikafirma tagame kõik kiiresti ja värki ja bla 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 bla. Löödi kliendid üle, nüüd on kõik vedajad on alltöövõtjad põhimõtteliselt ja mis nüüd on? Nemad dikteerivad hinda, mis mõttes? Nii ei saa olla ju. Aga jah, selle asja nimi on liberaalne turumajandus, noh, fucki raisk. Nüüd ta läks teise tehase otsa, mis paberitele templit panema ja värki, kui rääti, ma närvi ajab. Okei, tegelikult ma hakkan nikerdama, tead, vahet ei ole, siin tuleb nikerda niikuinii, saab teine mees väheke kiiremalt. Siin selle asja nimi on nüüd jälle sõidueksam, kui ta võtaks. Tšengi. Hallo, oh! Ta on kui. Не треба? Okei. Niimoodi. Sõidab sama lauapirnaga lähedas sinna. Okei. Ütleme niimoodi, et natuke nadi on siin. See kogu see majandus. Mõtleme, kas saab niimoodi või?
pastasin paremal poolel lauakirnad. Paremal nurgaga vastu ei keerasin. Kui väga kääri tead. Okei, nägite. Peaaegu nagu ässal tuli välja. Oja tuia küll. Niimoodi. Nii. Väikse liigutuse võtan pusa seljast ära. Teaks nüüd, kuhu sõitma peab. Siin on tegelikult niimoodi, et küla vahel on märgid ees. Vanasti käis siit külast elu läbi. Aga nüüd on natukene see asi teistmoodi. Ma pean kõik kaema, kuidas ma siis sõidan siit. Täpselt ei tea. Ja näed, see kavalmees tuleb nüüd. Otse, kuhu sa nüüd tuled. Toon õppinud mees teab, ma käin sinna, et läheb aega, et paneb värava juurde tagurpidi kohe tead, et siis saab sinna plõks maha panna. Aga nüüd me vaatame. Muuseas siin seda 19, kus pidi oli päris äge sõita, aga siin on ka palju uusi ringe tekkinud ja värk ja ei tea, liiklus käib kuskilt mujalt ümber, et kuidagi jumala vähe autosi sõitis selle tee peal. Aga mina oota nüüd, mis ma siit poolt ka saan peale või? Huvitav oleks teada. See käseb sinna minna. Ei, siit ma ei. Sealt läheb silla alt läbi. Sinna ei saa, ma pean ikka sama teed pidi minema. Sealt sama teed pidi. Tegelikult saaks niimoodi otsem nüüd, et keeraksid paremale ära Ljublini poole. Kui seal on märgid väljas või autod ei tohi sealt edasi minna, nii et ma pean sõitma linna piirini tagasi, sealt hakkas ringtee pihta. See 19 uus kiirtee lõike. Vanasti ma mäletan, tuli siit otse läbi sõita ja siit tuleb ring ja kui see ristmik seal valgusvoolus, sealt pidi paremale minema ja. Või oota. Päris ma olen paremale, vaatame, mis siit saab. Ma tulin maha laadimast, et ei hakka ringitama siin, vaatame, mis siin saab. Siit peab ka minema selle suure 800 meetri järel sõidab ringteele. Otse näitab Ljublin, ma ei taha otse ju. Ljublin. Ahah, no jah, siis läheme ikka otse veel, ja. Turn right, then sharp left. Siin läheb teine rekka ka ees, nii et ei ole hullu midagi, eks ju. Jah, ega vaatame, ma ei saagi aru. Vaatame, ega seal vast märki ei tule ette, sest ma siit mõtlesin, et ma lähen otse Sambrovi peale. Seal on muidugi siuke nika-naka tee, aga vahet ei ole. 300 meetri järel sõida ring. Siis läbi Pilastoki tagasi minna on esiteks ringi, teiseks läbi Pilastoki on ka seal Pilastokil on seda ümbersõitusel tehtud lollakalt. Ja siis on seal need pagid, kellel on seal nii igav, sest autos on vähe, tahavad seal pidevalt ilmselt kõiki võtta kohe, sest vanasti käis autosi palju, on probleem, aga nüüd on nii vähe, ma ei viitsi, mul ei ole siin võimalik aega raisata rohkem. Mul on siin, ütleme, põhimõtteliselt 570 kilti minna. Mul on vaja saada õhtuks seisma niimoodi, et mis mul veel vaja seisma saada on. Hommikul kell 7, see on 7 tundi. Õhtul kell 10 kohaliku aja järgi, kõige hiljemat vist vaja saada seisma.
vist nagu oli. Kui ma 10 saan seisma, siis 7 on jah 9 tundi kohaliku aja järgi kell 10, aga praegu hakkab asi nii pekki minema, et ma pean Varssavist ka veel läbi jõudma. Muidu on päris kusine see teema. Vanasti sai siit õune palju sõidetud, siis kui ma külmikuga sõitsin, siis sai nagu tihedalt, peaaegu iga reis siit sai mindud Ungarisse, Serbiasse ja olid ajad, olid majad, nagu öeldakse. Siin enne sõitsin, mingis külas oli jumala aja, ma juba tol ajal vaatasin, et üle ühe elektriposti, mis on need lambivalgustid küla vahel, igal pool on kurepesa. Siin oli näha, et uued nagu siuksed pesaalused oli paika pandud, igal pool veel pesa ei olnud, osade peal oli suured pesad, osade peal ei olnud veel pesa ja ühe peal nägin, kus Kurepere hakkas nagu ehitama alles pesa, nii et seal kõik see metallist sõrestik oli sinna peale ladusid neid oma värvikesega, no näis. Seda teelõiku ma sõitnud ei ole, see peab nüüd Sambrovi peale minema, just nagu. Vähemalt Viit näitas Sambrovi peale. Et kuhu ja kuidas see tegelikult hakkab olema, seda ma ei tea. Igatahes Viitsit näitas Sambrov 66, jah. Oi jumal küll. 541, 570. Okei. Ta näitab, et seal Sambrovi peale minna, seal on mingi lõik kinni üldse. No okei, lähme siis testi ikkagi. Okei, lähme selle järgi. Sest ta näitab siin Sambrovi lõigu peal, seal on mingi telliskivi märk on ees, seal on kuskil midagi kinni, mingi tee-ehitus, ilmselt saab ümber ka, aga ma ei hakka kas minema, et lähen sealt altpoolt Varssavit sisse, kahtepidi lähen sisse. Tegelikult ongi parem minna, sest juhul kui ei jõua, on Varssav kinni, siis ma saan vähemalt sealt poolt saab läbi, et ei ole hullu nagu. Vanasti ei saanud, aga nüüd seal vist see keeluaeg ei kehti. Vähemalt kui kodu poole tulla, siis ei kehti, võib sõita. Tubli mees, jagas ära, et järsult vaja pöörata, võttis ära kohe, et mind mitte segada, väga tubli. Mõni, kes on kiulupundse või ei tehta, nii ei tohi pöörata, ai, kui kole lugu oli. Oi, kui kole lugu oli. Need elagu kiunupunnid. Ma veel kord ütlen, see on kiunupunnidele. Jah, on eeskirjad, eeskirju tuleb järgida, aga on asju, kus saab teha loogiliselt ja see ei tähenda, et peab alati tegema täpselt nii, nagu ette kirjutatud on. Teinekord võib teha, kui tänav on tühi, see on sama nagu ülekäigurajaga. Okei, ülekäiguraja pealt minna, aga samal ajal, kui sa lähed õhtusel ajal, tänav on tühi, no kurat võtaks, lähen mujalt üle tee, so what, milles probleem. Aga ei, kui on mingi jopakas, siis ta kindlasti tahab sulle trahvi teha, seda üks asi. Ja keegi leiab, et oi, see oli nii ohtlik. Mida kurat, eriti nõme on see, kui nüüd tänapäeval on nende nuppudega pandud, aga muidu nagu vanasti oli ka valgusfoor jalakäijatele ja siis on tühi tänav ja autos ei sõida, punane tuli. Jää sinna just nagu ootama. Või vastupidi, oled autojuht, tuled tühi tänav, ühtegi jalakäijat, kedagi ei ole, sul on fooris punane tuli, oota, lase nagu kedagi läbi, eks ju. Ja siit tahab Sambrov peale ka ei. Läheme proovime sedapidi, sest näitab, et just nagu on kiirem, kui ma sealt Varssavi kaudu või sealt number 2 pidi lähen, on kiirem. Igatahes kilomeetrit näitab vähem ka. Vaatame.
siin on nüüd 40. Nüüd ületan kiirust, ütleb navi, et sa ületad kiirust. Kiunupunnid jälle viskavad silda, mida kurat kihutab, ületab kiirust. Ja, nii et ei ole midagi siin hullu. Kas kalkuleerida uuesti? Nii et nõrganärvilised, ärge vaadake. Ja kui ei meeldi, ärge ka vaadake. Ja ärge kodus järgi tehke, ütleme niimoodi. Ma ei tea, kas kaamerasse jääb, mul teine telefon näpust ka näppinud, jätsin niimoodi, et on jama see vett. Aga okei, ma panen selle siia armaturi peale, et siis ma näen seal, mis värki on. Sellepärast, et suur navi siin nagu see uus lõik jälle, neid ei ole peal ja siis ta ajab segast. Aga ma siit pean nüüd kuidagi moodi kuskile poole saama. Luuvlini ei lähe päris, aga kuskile poole ma lähen. Ja et siin täna on jälle siuke teema, et ma vaatan, kuidapidi ma teen. Et niimoodi, et kui ma ei lobise, siis et teest osa saaksite, võib-olla panen kiirega käima, aga võib-olla lõikan üldse välja. Et seda sellepärast, et ma ei saa seda kaamerat sõidu all kinni lahti panna, siis ma lasen tal mingi aja filmida. Aga siis ta tuleb liiga pikk, siis ei jõua seda keegi lõpuni vaadata niimoodi, et siis kui mul vahepeal saab jutt otsa, siis ma lihtsalt ei lobise ja tee jookseb ees, pärast panen kiirega käima või lõikan välja. Ja siin, kui ma praegu näiteks lobisemise lõpetan, sile kiirtee moodi asi, no mis tast ikka vahtida, nii et tõenäoliselt lõikan välja. See on siin uus lõik, vanasti oli ka, kui ma sõitsin siin aastaid tagasi pidevalt, siis mingi osa sellest lõigust oli valmis, see praegu konkreetne on uus osa ja see suur navi, vaat see näitagi, täitsa roheline väli kohe. Aga vanasti, kui me sõitsime, siis mingi osa sellest lõigust seal kaugemal oli valmis. Et selle pärast peabki niimoodi vaatama vahepeal teist navi ka ja siis peabki nagu otsustama, et kuidas lähed ja on vaja nagu mingit ettekujutust, et kuhu kohta mingi tee viib. Et see on nüüd S19. Aga mis ma praegu välja mõtlesin veel? Ma mõtlesin välja, et võt päeva lõpus lasen välja prindi välja. See, mis ma siin laadimise juures ootasin. Sinna on seal välja prindi peal näha, kus ma ootasin. Tõmban jooned alla, kust kirjutan juurde. Jõudsin kohale ja sain maa, mul on seal ilusti mahalaadimise ajal oli ka tööaja peal. Ja panen CMR-i külge klambriga ja kirjutan sinna vedaja poolsed märkused ja kirjutangi, nota bene, see ei ole normaalne. Ja võt siis logistikud las mõtlevad, kuidas on, äkki on siis meeles, kui arvet tehakse. Et nii ei käi see asi, see on ebanormaalne. Ja nutku või naergu, et kuradi autost siuke julgeb niimoodi möliseda. Võt niimoodi ongi möliseda vaja. Ja üldiselt soovitan teile head kolleegid ka, täpselt samamoodi, tulebki möliseda. Sest kui meie hakkame niimoodi mölisema, siis lõpus neil viskab kõigil niimoodi kopa ette, et nad hakkavadki äkki küsima raha seisuajast ka. Sest sedasi on see absurdne värk. Ma ütlen, nagu seal enne oli, ta lasi seal ühe sisse. See võttis lahti, siis nad olid lõunal, siis võttis täiskoormat maha. Oleks võinud mind lasta mööda, et kööran kohe ringi, tõstab maha, laseb mind minema ära, kui nagu loogiliselt oleks. Teine vend oleks sisse sõitnud, ise oleks nad siis lõunale läinud, teine vend sõidab sisse, tõmbab lahti ja okei, seisa, et on lõunaaega, nii kui ta lahti võtab külge ja värkida. Aga nüüd on niimoodi, lasid teise sisse, ta tõmbab lahti, lõunakamma jaad, milleks niimoodi. Selle asja nimi on see, et efektiivselt ei osata töötada. Ja olgem ausad, kui sedasi võtta, siis nagu ütleme, kuidas meil ütlevad, et siin Eestis ka, et meil see tööjõudlus ei ole nii, nagu peaks olema ja bla, bla, bla. Sealt see kõik pihta hakkabki. Sealt see hakkabki pihta niimoodi. Igaüks mõtleb, et on omaette kunn ja värk ja kõigil on pohhu ja värki, aga võt seda siis efektiivsus ongi. Mõtleme niimoodi, et
kaup saab rutem maa, järelikult ta jõuab ka kindlasti rutem sinna, kuhu ta peab jõudma. Aga kui niimoodi ühes kohas 2 tundi nende raamide peal, nagu nägid, seal gaas ees ei olnud, ilmselt peavad kuskil veel gaasid ette panema ja siis ta peab kuskile objekti peale jõudma, võib-olla see objekt on siin samas, aga ikkagi kui teda juurde peab veel kuskile transportima, no kui tuleb järgmine auto seda peale võtma, ootab jälle 2 tundi, siis on juba kokku 4 tundi, siis sõidab sinna, kus ta järgmise objekti peale, see ootab veel 2 tundi, on juba 6 tundi, see on varsti juba üks tööpäev. Ja sellistest pisiasjadest hakkab kõik pihta. Et me suudaks olla konkurentsivõimelised. Siin nagu osad räägivad ka, et öeldes, et siis tulevad lätlased veavad ära ja leedukad ja poolakad ja tulevad veavad ära. Nii palju kui mina tean ja mina olen suhelnud klientidega, siis on paljud ütlenud, jah, nad on proovinud. Aga ongi nii, ma ei taha midagi Läti-Leedu kolleege nagu maha teha, aga, või Poola omasid, aga üldjuhul on niimoodi, et on suur vahe, kas teeb töö ära Eesti rekka või teeb see mõni muu rekka ära. Fakt on see, et Eesti rekka teeb selle töö kvaliteetsemalt ära kiiremini ja on õigel ajal alati kohal. Teistega on see alati probleem. Vähemalt see on niisugune kogemus, mis ma olen suhelnud klientidega, kui ma olen suhelnud. Nii et mina sellepärast üldse ei põegi, kui keegi räägib siuksed, ai tulevad, veavad need, sittagi ei tule. Kui isegi, no veohind ei saa odavam olla, siis sellega ei tule lihtsalt välja. Ja kui ongi odavam, noh, siis saadki niimoodi, et natuke odavam on, aga ei ole kindel, kas kauba kätte saad ja ei ole kindel, kas see kaup on terve, kui kätte saad ja kõik siuksed asjad, nii et ei ole siin hullu midagi. Nii. Kas kalkuleerida uuesti? No muidugi sa pead uuesti kalkuleerima. Sa ei olid jupp aega vait ja saanud üldse aru ja mõtlesid, et me traktoriga sõidame põllu peal. Niimoodi. Nüüd hakkab jälle õige Poola tee pihta. Kahju, nüüd ehitavad, varsti neid teid enam ei olegi siuksed. Võt siuke jälle pesuehtne siuke nagu teed vanasti olid. Et teeperve pole ja niimoodi külast läbi ja siis nad on lastega tulnud jalutama lapsevankriga niimoodi tee äärde. Ma vanasti sõitsin, mõtlesin, et püha püskus peab ikka mõistus peas olema, nii kui oleks mujal kõndida ja jalutada. Külade vahel siukse tee peal lapsevankriga lihtsalt jalutada. Oi. Nüüd saab mingi aeg mööda siukest teed pidi sõita siin, seda 19 pidi, aga mingi hetk me peaksime toredama tee peale saama, siis on kiirtee, see mis Ukrainast tuleb. Tolle tee peale peaks saama. Ma niimoodi nagu vaatasin. Sõidad lubatust kiiremini. Näete, uhked kirikud ja kirikuaiad ja vägev. Näete, jälle Toonekure pesa niimoodi posti otsas seal. Ja mingist külast sõitsin läbi, see oli üle ühe posti umbes niimoodi oli. Aga ma ütlen, paar tükki oli värskelt pandud sinna ja et oli ainult raamid veel värskelt. Ei ole kurt tegema hakanud sinna, et ühe peal nad sättisid. Seisid seal laedad peal, jumal, mõned oksaksed olid ka toodud. Ma ütlesin, issand jumal, et poolgemise aeg tuleb peale, läheb ikka päris palju aega, kui nad selle pesa siin üles saavad. Vahel on tore siuksed teid pidi sõita, kui iga päev pead sõitma või iga reis pead siuksed teid pidi sõitma, siis viskab muidugi kopa ette. Aga ma ütlen, ma pole siit väga ammu sõitnud. Ma arvan, võib-olla mingi 5-6 aastat. 5-6 aastat vast ei ole siit sõitnud, et siis ma käisin ka mingil põhjusel siin samas selle Alpi all sõites, korra oli vaja minna
aga mingi aeg tagasi, rohkem kui 10 aastat, siis sai nagu kogu aeg sõidetud. Ja mis rohkem, 10, 15 vast isegi juba. Et siis, kui ma külmikut vedasin, siis see Ungari ja Serbia ja siis me käisime siit kogu aeg iga nädal. Läksime ja tulime siit põhimõtteliselt. Ja muidugi sõltus sellest, kus kohas me mida peale laadisime. Et kui Serbias sai tuldud, siis tulime ikka siit kaudu. Aga teinekord külmaga oli, et sealt Tšehhist võtsime mingid jogurdeid peale ja värked. Siis muidugi sai sealt Pirsko-Beela kaudu ja sealt tuldud. Aga võt see ongi see sama küla, kus ma mäletan. Külavaard, siin kõrval on kõnnitee, vaat, kui näete. Ja siis ma imestasin, miks ta kurat käib lapse vankriga siin tee ääres kõnnib. Selle asemel minna sinna kõrval, ütleme, siuke kerge kõnnitee nagu tehtud. Ei, kõndis siin või selle lapse vankriga, mõtlen kurat nagu enesetapped. Jälle sõidad lubatust kiiremini. No midagi teha ei ole, näed. Kui sõidab, mis nüüd saab siis? Mis nüüd saab siis? Aga ma väga palju ei kihuta, no siin on tegelikult 70 lubatud, ma sõidan niimoodi, et 80-ga 78, et siis on okei. Siis nagu onu miilitsed ka kurjad ei ole ja ei ole hullu, sest päris 70-ga sõita natuke nadi. Kuri vaim küll ma ei ole oma amatööre arvab, videot ka veel teinud, et ma pean selle ka veel jõudma täna teha, et ma ei teagi, kuna ma selle jõuan. Et vaatan, äkki ma kuskil okei koha peal saan pausi teha, siis saaksin seal oma lobisemise ära teha ja õhtul seisma jään, siis saan seal 1,2 veel arvutist vaadata juurde lobiseda ja saab tehtud äkki. Aga vaatan, võib-olla ei tee ka, sellepärast ega kui tunnet peal ei ole, ega siis niisama ei ole vaja mulada. Näete, kui kitsas siin on, et sõidad, nipa-napa läheb mööda. Pool ratast lased üle asfaldi äärele, et siis on hästi. Siin vanasti oli hea, talvel oli siin päris õudne sõita tegelikult. Panid soola küll, aga siis oli, kui tuiskas ja värk, et siis pandi soola ja siis vahepeal külmus ära ja siis oligi see, olud olid nii muutlikud, et kohati on see pidamine, kohati ei ole, igavene rõve oli. Aga näed, hakkab ilusti roheliseks minema juba. Aga täna ka kuidagi külm, nagu meil koduski oli, et päike väljas küll, aga siin põhjatuul ja kuidagi välja lähedsin jumal jaema. Seekord tuli, ma kurat ei võtnud jopet ka kaasa, aga praegu väljas pusaga ainult oled siin natuke jahe, et pikalt ei tahaks küll väljas olla. Siin ma olen viisakas, 50 märk, võtan natuke hoogu maha, võtan 60-ni. Jälle ütlevad mulle kiunupunnid, et mis ei tohi, niimoodi ei tohi. Ikka tohib. Ei ole hullu. Aga näete, panite tähele. Navi ütles, et sõidad lubatust kiiremi, sest navi näitab siin üldse kiiruseks 60. Aga seal oli ristmik. Ja ristmik lõpetas ära, siin ei ole, siin on 70 tegelikult. Aga see navi näitab praegu, et siin on kiiruse piirang just nagu 60. See on mingist vanast ajast. On siin, seal on navis just nagu andmed. Ja siis ta hakkabki mulisema. Ja kui mõni kiunupunn vaatab, siis ütleb, ja näed, kus sa kihutad, tead jube, kus sa kihutad. No ei kihuta, mul on 80 ja ei ole üldse hullu. Ma olen poolest trahvi maksnud, siis onu miilits on ise ütlenud, et ma lendasin vahele, siis oli mul mingi 86 või midagi siukest. Siis ta ütles, et kuule, et siin on 70. Ma tean jah, et on, aga tead, no rekkaga niimoodi jama sõita. Siis ta ütles, et vaata, kui sa sõidad 80, siis me ei puudu. Aga kui juba üle 80 lased, et siis on nagu kuri karjas. Et ole hea ja käi Pinjonsid Tsipko välja, tead. No, siis ma käisin Pinjonsid Tsipko välja ja siis ma olengi edaspidi sõitnud niimoodi, et hindan vastavalt sedasi, kuidas olukord on, et
mõnikord võtan teadlikult riski, panen ikka 90-ga. Aga üldjuhul katsun olla viisakas, näed, seal on ka poller väljas. Vist mingi seisab kahtluses, et ei ole, see on niisama. Aga sõidan nagu viisakalt 80-ga, et siis on nagu okei. Eile õhtul tulin ka niimoodi, et algul sõitsin ilusti pila peal, läksin 80-ga, siis vaatasin, aega hakkab otsa saama. Ja kuri vaim, oleks ma terve tee pannud, jumala tee tühi, oleks pidanud terve tee 90-ga panema. Siis mul ei oleks aeg üle läinud. Aga kuna ma mõtlesin, et olen jumala viisakas, siis oli pekkis. Vanasti oli siin pidevalt oli pagi väljas. Täna näed ei ole. Aga no selle tee peal liiklus ka nii palju hõredamaks läinud, et eks nad ei viitsi siin tühja seista. Siis kui ma vanasti sõita mäletan, siis oli ka autode vool päeval ühte pidi teistpidi, nii et anna minna. Ei teagi, too näitab 542, see näitab 513 kilti. Kes nüüd õigust räägib, kes valetab. Vaatame, see jopski käseb ära keerata, aga ma kardan, et seal on äkki veel mingi märk ees. Ühesõnaga, Google Maps üritab nurga maha lõigata natukene. Aga kui ma 19 pidi edasi lähen, siis ma saan ka 62 peale välja. Vaatame, mismoodi see tee välja näeb. 2,3 kilti näitab ära pöörata. See suur navi näitab ilmselt selle 19 pidi minna. Aga siit saab nurga ära lõigata niimoodi, et vaatame, kui seal on siuke tee, kui kannatab minna, siis ma keeran sisse kohe, pohhoi sealt, vaatame. Aga osade siukeste teede peal on märgid väljas, tavaliselt kui minna ei tohi. Ja siis kui märgid on, siis ma muidugi ei lähe. No näed, nüüd see traktor tigu käigu läheb, rekkad jõudsid järgi, ebaõnne küll on ju. Saad lubatust kiiremini. Javool. Natukene kiiremini, sellepärast ei pea kohe karjuma. Praegu on juba okei kiirus. Sa ju said aru, et ma hakkasin pidurdama, hoogu maha võtma, ei pea mulle märkust tegema. Sõidad lubatust kiiremini. Mul ei ole kiiremini, 4 kilomeetrit on kiiremini, sa kohe hakkad kisendama. Paksu nahka kasvata endale. Võiksid õppida midagi. Vot näed, siit peaks keerama, aga nagu näha on siin, näete, tonni märgid ees. 25 tonni. Ma muidugi 25 ei kaalu, aga ma ei hakka minema sinna. Ma kaalun reaalselt vähem praegu ma. Mingi 21 äkki kaalun. Aga ärme lähme sinna neid kiusama kõik, eks ju. On see surnuaed, kus on uhke suur surnuaed. Aga neil on jah ilusti kõik korras ja neil on siuksed graniidist suured tehtud nagu kastid, et seal peal on hea panna küünlaid ja aga ei tea, oota 5, see on 5. See on 6 tundi, 6,5 tundi just nagu peaks sõidu peale kuluma. 6,5, 7 tundi. 1 pluss, ei ole, 2 pluss 7 on 9, 10, jah, nende aeg 9 saaks seisma. Nende aeg 9, jah. Okei, aga siis mul jääb jälle 9 tunnine ära ja siis mul jääbki ainult üks 9 tunnine paus veel. Seda ma tahan tavaliselt kodus kasutada, aga koju minekuks. Aga kui homne päev läheb jälle liiga pikaks, siis on 3.9 ka lännu ja see tähendab seda, koju hakkan sõitma. Siis enne kodu pean 11 tegema ja niimoodi on nadi. Ma olen alati tahan nii teha, et esimese pausi lähen 9, teine teen 11, siis 3. tuleb ka
võib-olla äkki 11, kui ei ole päev pikaks läinud ja juhuslikult päev pikaks läheb, siis ta läheb kirja ikkagi nagu 9-tunnine, mis siis, et ma seisan 15 tundi. Nii et siin teest vasemale poole, ma ei tea, kas siin veel Valgevene on, aga muidu on siin Valgevene ja Ukraina. Hakkab kuskilt maalt pihta, ma ei ole kaarti veel vaatanud, aga põhimõtteliselt siit piki piiri läheme allapoole. Siin kohas vist peaks juba Ukraina tegelikult olema. Näete, rekka sõidab mööda, vingupunid hakkavad ka ütlema, näed, mis teeb, kuradi hull kihutab, ei kihuta, sest esimene sõiduauto sõidab nii tassa targud ja tulebki tast mööda sõita, ega ei saa sinna talle taha köperdama jääda. Ta sõidab mingi 75. Tema võib siin sõita 90, ta sõidab 75. Ta kõvasti seletab, vehkleb, kätega vehib seal, telefon on ka käes. Nii et ju tal on, üks telefon on naviks ja teine telefon käes. No nii, me teeme ka nüüd selle üüberohtliku manöövri, paneme mööda, Muud ei ole midagi, nii sõiduautodega on see häda, et nad teinekord lihtsalt unustavad selle sõitmise ära. Sõidab, tal vajub kiirus alla, tegeleb seal millegiga ja siis ta niimoodi kulgeb. Mul hakkab see päeva peale niimoodi aega tapma, et see on jube, muidu ma ei sõidaks tast mööda. Ärkaks ta üles, aga tihti lugu nad ei ärka üles ja siis, kui juba rekka mööda läheb, siis ärkab üles, vaatab asi on jama. Nii et no selle peale ütlevad mul vanemad kolleegid, ütlevad niimoodi, et seisasime teame. Vot nii jah, vot täpselt nii on. Vingupunid ütlevad, nii ei tohi teha, nii ei tohi lihtsalt jumal. Täitsa jube kohutavad bandiidid on need rekkamehed. Aga ei ole midagi. Need, kes sõidavad, need saavad pointist ilusti aru ja teavad täpselt. Ja saavad alati öelda, kõik on väga õige, 5+. Muidugi nad ütlevad niimoodi, kui mul eelmises videos oli, video algas, mine pekki, kuradi sõiduõpetaja juhendaja paneb auto rampasse, rattad on välja pööratud. Oi, ma vaatasin, ma olin enda peale närvist, mulle meeldi, ma ei kannata seda üldse, kui auto pannakse rampasse, siis seisab ja rattad on välja pööratud. Iseenesest muidugi vahet ei ole, aga mul käib jumala kettasse käib siuke asi. Üldse kuskil rivi peal auto seisab, see rattad niimoodi välja pööratud, see on jumala nõme. Aga näed, libastusin, ei ole midagi öelda. Aga vaadake, ma olen aus ja kriitiline enda suhtes ka. Ma ei ole nii, et alati näitan teile ilusaid pilte, et kuidas minul on kõik hästi suurepärane. Ma kuradi vana peer, eks ma ka eksin tead. Aga ma olen vähemalt aus. Ütlen, et näete, mul läks ka valesti. Aga näete, kui siuke märk on, siis ma mööda ei sõida. Nii et teadmiseks teile, et siis ma pättust ei tee. Okei, ma ütlen, on tulnud ette ka, aga no siis on selleks tõsiselt põhjust olnud. Kui ikka mõni ees 60-ga mökitab, siis mul on lõpuks kopa ette visanud ja ma olen niikuinii mööda pandud. Suures plaanis siis ma austan, et märk on pandud. Et jõu on põhjusega. Näete, varsti ongi tund aega, saab videot täis. Ja kui ma need osad kohad panen kiirema peale ära, siis saab ta nii palju lühemaks, et mis mul seal video alguse poole filmitud oli. Et need peale ongi peaaegu tund aega. Kui üles seekord sõitu tulin, siis Ikla piiris ühte meest nägin, ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Aga tore meest, tema tundis mind ära kohe ja tuli ja tervitas ja rääkisime mõne sõna juttu, me enne tuttavad nagu ei olnud, aga tuli kohe, ütles tere amatöör, ütles, et ta sõidab, et siis ta ka sõidu ajal käib, et kuulab alati ära, et sõidus midagi teha ei ole. Et ega ei pea kõike jälgima, et lihtsalt kuulad, mis mina mölisen. Ja ta ütles, et jumal lahe, nii et ma sain kohe kõvasti, ütleme, motti juurde, et tasub teha ikka küll. Et ma ütlen, mul on praegu siuke käsimikrofon ka kaasas. Et teinekord kuskil, kui ma trehvan, et siis härrased kolleegid, eks ma tulen viisakalt küsin ka ikka, et kas võib, aga siis olge palun paid ja
andke mulle intervjuud ka, et saaks mõne sõna niimoodi kaamerasse rääkida ja okei, kui ta ise kaamerasse jääda, siis oma häälega võid ikka jääda, et eks siis võib ju kaamera niimoodi panna, et kaamera näitab midagi muud sel hetkel, et teie peale ei jää, aga heli jääb ja saab mõne sõna töli juttu rääkida ja saate rääkida ka, mis mureks ja kuidas, et siis on nagu vahva. Sest meil on ju, ma ütlen, ma olen palju kordi rääkinud, aga meil on palju siukseid, et kritiseerima on kõik kõvad, aga siis kui ametlikult välja öelda, kas või oma häälega, vaata, siis kõikidel kõvatähetel tõmbab hääle värisema ja põlvist nõrgaks ja ei. Nägid, nüüd mõni ütleb, et lasid üle 2 pideva juti, aga mis värk on, aga no näete, ei ole hullu midagi. Võib sirgeks lõigata, kui kedagi ei takista seda siin. Oi, mul midagi kukkus kuskil. Võibki kukkuda põranda pedaali alla, tead, üks ümmargune asi. Siit ajab sõiduautosi kuidagi ringi sõida, jah. No, tahad, et sõidan nurga maha sul või? Nägid, ja tagudas tagasi, tubli. Sai aru küll, et asi läheb kuseks. Siin tundub, et on mingi foor pandud, et reguleeriks. Vist nagu need teed ehitus. Ehitavad, teevad tublid. Aga nemad teevad ja saavad tehtud ka. Meil on seda möla selle ümber, eriti kui hakkab mingi plaani tehakse, siis on seda möla nii palju, et kui kogu see energia, mis selle möla peale kulub, panna reaalsesse töösse, ehitamisse, saaks palju, kurat küll, napsame läbi jälle, mul ei ole siin aega oodata. Jälle vingujad! Läheb kohe vingumiseks. Mina tegin kohe selle klõpsaka ära. Läks väike roosaga siit läbi, aga ei ole hullu midagi. Praegu kohe peeglist vaatame, kas sai läbi niimoodi, et oli siin roheline, nad pidid ootama või ei ole, seal on veel punane, nii et kõik oli okei. Siin on mõeldud, et need jube tasakesi sõidavad ja siin on veel jupp aega punane, nii et õieti tegin, et läbi lipsasin, sest ta just vahetas. See öeldakse selle kohta varajane roosa. Aga eks näis, võtame selle küla, sõidan läbi ära ja siis panen kaamera kinni, sest muidu mine tea, tuleb veel äkki seereis midagi põnevat filmida, siis läheb väga pikaks ära. Ja kui ei tule, siis on ilus tore küll, mis ma katsun, ma ütlen, et katsun tegelikult iga nädal ühe video panna, et ma peangi niimoodi nagu ette ära filmima, et siin hea koju lähen ja siis panen, et see nädal, täna on esmaspäev, täna õhtul kell 6 tuli video eetrisse. Teil on seda siis aega nagu oli vaadata nädal aega, siis on jälle järgmine ja miks ma nii katsun. Aga eks see suurelt osalt loeb ka sellest, et kuidas mul tuju on. Vaata, kui tuju paha on, siis ei saa teha, siis on jama. Aga mida rohkem kommentaare on, mida rohkem pöidad on, seda rohkem motti ja siis seda rohkem ma teen. Ja ma ütlen, et tõsiselt, et pange kommentaarisse, pange näiteks teemasi või asju, et millest ma võiksin lobiseda rääkida. Oma nägemust, mitte seda, et ma nüüd 100% kõike tean ja puha, aga mingisugune enda nägemus asjadest mul on või et ma räägin näiteks, et kuidas mina teeksin. Küsimus ei ole selles, kas mul on õigus. Ma lihtsalt võin rääkida nagu oma arvamusest, mismoodi mina teeksin või asja korraldaks või.
või kiidaks heaks või mõistaks hukka või. mõni ütleb küll, no ilge palju kasu sellest siis on ja kuidas ei ole, kasu on alati. Kasvu selles mõttes, et annab aimu, mismoodi teised asjast aru saavad. Ja kes tahab täpselt kõik õieti teha, see võib alati guugeldada või küsida ChatGPT käest ja siis selle järgi elada. Mina katsun elada suurelt jaolt selle järgi, mis elukogemus on. Et okei, mingid asjad on muidugi seadused, millest ei saa oma elukogemusega päris üle sõita, et tuleb seadusi ka arvestada, aga ütleme suures plaanis puhtalt kogemuse pealt saab paljusid asju paremini teha, kui hakkad tegema asju niimoodi, mis on täpselt ette kirjutatud. Ma leian, et ma olen inimene ja mul on omal pea otsas, et mul ei pea kõiki asju ette kirjutama. Sellepärast nagu praegu jutt on, et täna lugesin just, et Jüri seda liiklussõlme hakatakse ringi tegema, et seal palju õnnetusi ja värke, suur uhke uudis ja puha. Ma ütlen, no hea on, et kohale jõudis, aga ütleme, siin peaksid kõik need, kes selle liiklussõlme sinna Jürile tegid, kes selle esimest korda projekteerisid, need võiksid kohe endale tuhka pähe raputada, et kus need kõik suured liiklusohutuse spetsialistid ja värgid on, kui mingi projekt tehakse, et kohe see asi läbi teha. Ma arvan, et iga rekkamees kohe kindlasti, kui see ring seal või see valmis sai, see liiklussõlm, said kohe aru, et see on täiesti jopakalt tehtud. Muidugi suur osa sõiduautojuhte said ka kindlasti aru, aga ma arvan, et sõiduautojuhid tihtilugu sihukese pilguga ei vaata seda. Aga need võiksid siis ka endale kõik tuhka pähe raputada, et nad on ikkagi äpud olnud ja värk on. Teisest küljest muidugi on see teema, et võib-olla see tehti nimelt niimoodi. Et et läheb aastake 10 või niimoodi läheb mööda, et siis saame uuesti tegema hakata, saab jälle raha maha kantida. Et ma iga kord mõtlesin siis, kui see tehti sinna, mõtlesin, miks ta nii lollakalt tehtud on. Et ei võiks siis olla nii, nagu muidu on, et no nagu see ristiku, nagu nüüd tahavad teha, et nagu ristik heinaleht, et selle põhimõttega. Siuksed on nagu kõige loogilisemad ja ei olegi mingit teemat, et seal kuidagi keegi superkuuti keerab või midagi. Aga ei, kõik tahtsid jube kavalad ja värkad. Seal on veel kõige lollem see, et kuidas muidu see ridade pealt ja värki tehtud. Aga seal on see kurvid on tehtud ka, need on negatiivsed. Ja eriti sellepärast seal rekkad nii palju kummuli keeravadki. Oleks ta sired, on negatiivse kaldega. Ja see on täiega pekkis sealt. Suure mooga tuled kõrgem koore, oled ka upakilna. Nüüd mõni ütleb, miks sa jalakäijad läbi lase. No mõelgi ise, ma ju jõudsin läbi. Ma selle suure auto pea on kinni, siis on jama tead. Hakka jälle uuesti sõitma ja hoogu võtma ja heitgaasi viskad õhku ja siis ei meeldi kellelegi, et ma nii palju saastan ja aga antud hetkel ma ei seganud. Aga üldjuhul ma olen viisakas alati, ma näen, kui tuleb, et kui tema kõnnib ja mina jõuaksin täpselt nii, et ma sõidaksin talle otsa, siis ma ikka võtan enne hoogu maha, aga praegu ma nägin, et mul ei ole mõtet teha, ma jõuan läbi minna. Sest ega jalakäija ei saa ka niimoodi minna, et kui on ülegi raja peal kõnnib pea kuklas ja pohhui. Ta peab ka veenduma, et autos ei tule, nad ta läbi lasevad. Meil siin Eestis ongi see viga, et jalakäija läheb ja kui on ülegi raja peal, siis ta arvab, et ta on kunn. Ja ta ei peagi vaatama, ta ei peagi läbi laskma või midagi. Ta astub lihtsalt julmalt ette, aga see ei ole okei, jah, autojuht sõidab otsa, siis ta on süüdi, siis see oli ülekäigu rajal, aga no päris niimoodi teha ei saa, peab ikka ise ka vaatama. Sõidad lubatust kiiremini. Sest teinekord võib ju olla olusid siuksed, et vaat ongi nii libe, et ma autojuhina tulen, ma ei saagi pidama. Mul ei olnud kiirus suur, aga lihtsalt tekib näiteks vihmaga vesiliug või talvel libedaga niimoodi, et ei ole, et oled jalakäija, oled ülekäigu rajal ja astud kohe müraki ette, et ta peab seisma jääma. Peab küll, aga alati ei saa. Või tekkis pidulirike näiteks. Midagi teha ei ole. Kõike juhtub. Aga okei, see on nüüd selle pihta, et siin on see eestlase ego, et mul on õigus.
mul on õigus. Mind ei huvita, mul on õigus. Tabasin naela pea pihta praegu, on ju. Loodetavasti ma siin pildi peale ei saanud kuskil, siin paistsid need kaamerad olema, mis võtavad ka mingi vahemaa läbimise pärast. Omast arvust on kogu aeg jumala õige olnud kõik, näed, onu Miilits ka vasemal pool seisab seal. Nüüd ma tean, nüüd mul see koht tuleb ka tuttav ette. Nüüd ma lähen sinna serva, seal on tavaliselt pagi ka väljas, aga seal ma panen kaamera kinni ja lähen käin kusel ära. Ja pagi on ka seal, vaatame, kas võtab mu maha või ei võta. Eelmine nädal muidugi kontrolliti, et selles mõttes ma ei pelga üldse, tead, mingi pekki, tead. Mind nagu ei taha, aga ma olen keeral ise vabatahtlikult siia sisse, vaatame. Nüüd vaatad, oi kurat, näe, Eesti meest nussitakse. Oi, vabandust. Peaks minema intervjuud tegema kohe. Küsima siis on ju, et mul ei ole aega, aga muidu küll, et jumala vägev. Peaks võtaks kohe külmamehelt intervjuud ja oi, ta on juba kohvile kutsutud. Kontroll on läbi, ju midagi leiti, et paistab, et istub seal bussis juba. Ja, niimoodi on. Ja siin kandis on muuseas need pagid on ka siuksed kaunis suured idioodid, nii et. Aga okei, ei ole hullu. Ise väga selva ei lähe, aga ma käin kusel sellega. Oot nii. Nii et vaatame, kas tuleb veel videot või on selleks korraks kõik, nii et kui on kõik, siis on kõik ja kui ei ole, siis ei ole. Nii et igaks juhuks ütlen kõik head. No vot niimoodi. Lõpetuseks siis teen siukese väikese pildikese ka. Et ei juhtunudki midagi erilist seekord reisis. Allan sai ka oma esimese tripi üksinda ära tehtud. Ja nüüd ma tean seda, et siis kui teie seda videot vaatate, siis tema on üksinda tripil Poola seda sama ringi sõitma, mida meie koos sõitsime. Nii et näis, see on tal väljakutse nüüd, kas saab hakkama või ei saa hakkama, seda saab näha. Ja mind komandeeritakse seekord nüüd siis jälle Itaaliasse. Nii et selline teema on seekord. Ja näete, vaadake, siin on siis nüüd niisugune asi, et pöörasin kaamera ringi, et näete, see on see Adasi auto off, praegu on autod juba kõik ära läinud. Õhtul tulin, oli põhimõtteliselt täis, aga näete, kui suur on. Ja ilus hea asfaltplatsi on pandud ja jumala vägev. Ja ma ütlen, et siin on see asi, et siin on dušš on selle parklinna sees, nii et põhimõtteliselt parkla maksid, aga duši alla saad minna ja vetsusi on palju ja ei pea kuskil järjekorras seisma. Ja niimoodi see asi ongi. Aga mina lähen siis nüüd seekord pühapäeval Itaaliasse. Lähen jälle seda sama asja laadima, mida eelmine kord. Loodan, et seekord on käru tühjaks tehtud, kui ma lähen ja eks ma ise olen nii palju targem. Katsun ka ikka enne kas käru on tühi või käru on täis. Nii et selline oli see minu videokene. Ja see video saab esmaspäeval, ilmub. Teie näete seda esmaspäeval õhtust alates kell 6. Ja eks ma siis Itaaliast katsun jälle teha. Mul on väike mõte on, et niisuguses võtmes ma seekord vähemalt Itaalia video esimese otsa teen. Et natuke räägin seda, ütleme, kuidas ma ütlen. No okei, eks te siis vaatate ja kuulete. Nii lihtne see ongi. Aga lasta nüüd olla mul pool tundi seista veel. Kõik 9-tunnised pausid on ära kasutatud. Niimoodi, et nüüd täna on 11 tundi. Et mul on veel pool tundi seista kuskil, et siis läheb kimamiseks. Nii et tšau pläu, ärge unustage tellimast kanalit, ärge unustage haipimast, ärge unustage pöialt panemast, sest kuidagi tuleb protsentuaalselt niimoodi, et umbes 10% vaatajatest panevad ainult pöidla.
see on väga häbiväärne, kas ta siis tõesti ei saa vajutada sinna plõks pöidla peale. Ja keegi kommenteeris siin, et pilt on hall, võib-olla sellepärast ma enda telefonis proovisin vaadata, ei ole hall, kui paned selle, ma ei tea, kuidas see on, see mitte resolutsioon, aga mis see on, kui YouTube'ist vaatad, see, kus see üleval see hammasrõtas on, vajutad sinna peale, siis võtad kvaliteet ja seal siis kvaliteet ja siis täpsem ja niimoodi, et see number oleks võimalikult suure paned, siis on pilt hea. Aga siis, kui see number on seal 144 või 240, siis võib jah siuke halb harjunud olla, aga üldjuhul on see, milline see kabiinis valgus on ja klaas eest vastu peegeldab niimoodi, et mitte kaameras ei ole viga, aga võib-olla klaas on natukene must lihtsalt, ütleme niimoodi. Aga okei, head vaatamist ja mul on hea meel, et te vaatate, aktiivselt kommenteerite ja nii on põnev. Tšau, Pleu!